tere, head kuulajad, käes on 8. detsember, siin on Geeniuse digisaade ja saates täna Meelis Väljamäe, Hans Lõugas, Glen Pilvre, millest me räägime järjekordselt. Oli üks interneti tugitala maas ja rikkus meie kõigi teenuste kasutamise. Räägime sellest, miks tarbijatele võib minna elu palju raskemaks, sest arvutid, eriti nende tähtsad jupid, lähevad kallimaks ühe suure trendi tõttu. Kuhu jõuab see, kui suur muusikatööstus neelab alla AI muusika. Võib-olla jõuame sellest rääkida ja jõulurubriigis jätkame siis mõningate huvitavate vihjate pakkumisega, mida jõuluna kotti võiks pista. Selline saade peaks täna tulema. Võib-olla räägiks korraks sellest, mis juhtus reedesel päeval. Reede hommikupoolikul ma vaatasin ringi ja paar tuttavat hakkasid saatma sõnumeid, et kuule, see leht on jälle maas ja täiesti erinevate veebisaitide kohta. Ja siis mina tegin ringi, käisin ERR-i lehel, kuskil Maksuameti lehel, RIA, eesti.ee, kõik Eesti riigi, siis ütleme suurte asutuste ja suurte teenuste lehed olid maas, samas kui Eestis erasektori meediaväljaanded olid püsti. Ma mõtlesin, et midagi väga kahtlast toimub, aga pärast tuli välja, et ikkagi jälle Cloudflare nagu just novembris oli. Kas te ka nägite seda? Ja nägime jah, aga seekord ei olnud ka meie, siis Delfi ja Geeniuse ja selliste asjade lehed ei olnud maas, aga LinkedIn ja Canva näiteks olid maas, mida minu kolleegid märkasid, nii et suur välismaistest, aga seekord said nagu Eesti riiklikud asutused said rohkem pihta kui eelmise korral, eks seda. Vastupidi nagu. No selles mõttes on nagu igav, et midagi uut ei ole kahjuks rääkida, et kui me eelmine kord saime pikalt rääkida, mis on Cloudflare ja põhjustest või siis tagamaadest, kuidas üldse internet töötab, ega siis nüüd on umbes samasugune jutt, sest jällegi see Cloudflare'i nimi oli jällegi teemaks ja pigem võib-olla võiks küsida, et kas üldse saab sellisest suurest globaalsest uksehoidjast minna mööda ja kuidas seda siis teha, et see oleks võib-olla majanduslikult mõistlik, annaks sama turvalisuse, et see on ilmselt keeruline probleem, et kuidas konfiguratsioon paindlikuks teha. Mööda minna saab lihtsalt, aga turvalisus kannatab, eks ole, see ongi mis see probleemi olemus. Keegi ütles hästi, et Cloudflare on üks suur uksehoidja, aga kui uksehoidja on purjus ise ja ikka ei toimi, siis kogu see uksehoidmisteenus on nagu natukene katkine. Nii et ega me tegelikult praegu saate salvestuse ajal ei veel täpselt, kas seekord tulid midagi üllatavad välja nende põhjuste kohta, aga fakt on see, et see nüüd kordunud väga lühikese aja tagant 2 korda. Jah, no väidetavalt nii palju on vähemalt meie saate salvestusajal ütlemise ette, et me teeme seda veidikene ette, et me reaalajas oleme sündmuste käigust maha jäänud. Ei ole öeldud, et igal juhul tegemist on mingisuguse rünnakuga taas kord, vähemalt seda on Cloudflare jõudnud öelda. Võib juhtuda, et Cloudflare'il on probleeme nende enda suuruse tõttu, et nad on lihtsalt nii ära suureks paisinud, et seal nagu kogu seda asja nagu kontrolli all hoida on muutunud väga keeruliseks. Just, no igatahes oleme siis valmis selleks, et asjad, mis on püsti ja töötavad, on vahepeal maas ja on katki ja teatavasti selline pikaaegne uptime või ütleme, kui asjad töötavad, muudavad inimesed eriti hellaks. Et kui korraks on üks leht ei avane, siis tundub see maailma lõpp. Lõpetuseks tulebki nentida seda, et ilmselt olulised asutused, suured ettevõtted, miks ka mitte siin liigitame sinna alla kõisugused suured streamingu ettevõtted kasutavadki lahendusi, mis on siis kuivõrd dubleeritud, kui seda ühe sõnaga öelda. Ja tegelikult tehniliselt on ikkagi võimalik hajutada neid riske, lihtsalt see läheb kallimaks ja keerukamaks, et võib-olla kui vaadata praegu selle pilguga, et Eestis riigiasutused olid väga paljud maas, siis see ikkagi tähendab seda, et meil peaks seda torustikku seal taga nüüd natukene ümber mõtlema, et nii ei juhtuks. Ja ma tahaks siia vastukaaluks öelda vastupidist asja, et eelmine kord, kui Cloudflare oli maas, millest rääkisime, siis oli maas Delfid ja muud suured Eesti asutused ja riigi omad ei olnud maas. Nii et ja väidetavalt on RIA-l ikkagi olemas mingi enda DDoS mitigation ka, et nad nagu üritavad mõlemad kasutada, aga miks seekord nagu just riigiasutus maha kukkusid, huvitav teada, võib-olla siis me saame sellest siin lähima nädala jooksul. Võib-olla saame mingi intsidendi raporti. Lähme edasi järgmise, võib-olla niisuguse uudise ja pigem siis sellise trendi poole ja võiks just öelda niimoodi, et tavalised arvutikasutajad ja arvutihuvilised, meie elu läheb jälle kallimaks. Ehk siis AI buum mõjutab ka kogu arvutikomponentide tööstust niimoodi, et kasumlikum on ehitada neid juppe siis kogu selle AI
taristu jaoks ja andmekeskustesse, kui näiteks neid samu asju müüa inimestele kodudesse, isiklikesse arvutitesse. Ma saan aru, Meelis, et suur mälutootja ütleb, et nemad enam ei müü meile asju. No see tegelikult jah, on selle suure buumi selline nüüd järjest rohkem välja tuleb pahupool, et noh, täna või eile, neljapäeval siis tegelikult või reedel, ma peast ei mäleta praegu. Ühesõnaga, et teatas Micron, kes on üks suurimaid mälutootjaid 3 suurest ja nendel on siis selline brand nagu Crucial, mis on ju paarkümmend aastat teinud nii arvutimälu kui SSD-sid nii-öelda tavatarbijatele või lõppkasutajatele sellised, mida saad poest osta. Ja nemad siis teatasid, et nemad lõpetavad Cruciali brändi all toodete tootmise üldse müügi ära, et need, mis jäävad ladudesse, need müüakse maha, aga juurde ei tehta. Ja põhjuseks väga lihtne, et Micronil on palju kasumlikum müüa oma mälu serveriparkidele ja muudele AI buumi harjal liuglevatele ettevõtetele, et selles mõttes on see nagu väga-väga, see on esimene nagu päriselt tarbija brändi kadu, mis puudutab uudis, aga see ei ole nagu ainus, et Nvidia hiljuti teatas, et nemad oma odavamate videokaartidega enam ei anna siis oma kaarditootjatele ehk partneritele, kes Nvidia kiipe kasutavad, ei anna enam kaasa mälu ja nad peavad ise otsima, kus nad mälu leiavad ja see tähendab seda, et väiksemad partnerid ilmselgelt ei suuda seda mälu niisama lihtsalt leida ja kui leiavad väga palju kallimalt, eks ole, et see on ja muidu käivad ka kuulujutud, et nii Nvidia kui AMD kavatsevad oma odavama otsa tarbija mälu videokaartide tootmise kas kõvasti vähendada või üldse ära lõpetada, sest et samamoodi, et palju rohkem raha saab teenida ju AI asjade tootmisega, eks ole, kui mängurite pealt, eks ole. Just, et hea võimsa arvuti hankimine muutub nagu siukseks luksuseks varsti. Ja aga see ei puuduta arvutit, et tegelikult praegu ongi see hetk, et praegu võib-olla on viimane aeg või tagumine aeg siin enne aastavahetust veel oma arvutit uuendada või arvutijuppu uuendada. Sülearvutid ei ole praegu veel oluliselt kallimaks läinud. Telefonid ei ole ka oluliselt kallimaks läinud ja videokaardid on tegelikult isegi natuke odavamaks läinud. Muud arvutijupid nagu väga palju võib-olla sellest mäluprobleemist ei ole puudutatud, aga tariifid võivad siin nagu ka teha, eks ole, Ameerika majandus igasugust tsirkust. Aga noh, fakt on see, et Xiaomi näiteks suur telefonitootja on juba hoiatanud, et nemad peavad ilmselt telefonide hindu tõstma ja ilmselt see kehtib ka teiste kohtast. Mäluhinnad on, mäluhind moodustab üsna suure osa telefoni hinnast, eks ole, ja kui see tõuseb 3 korda, siis ilmselt telefoni hind võib-olla tõuseb ka seal mingi 10% kindlasti, eks ole. Nii et selles mõttes see ei ole nagu ainus, ilmselt ka sülearvutitega sama lugu on. Et probleem saab olema suur ja ilmselt see siin väidetavalt ei lahene kindlasti enne järgmise aasta lõppu. Muidugi võib juhtuda, et ikkagi lõpuks kukub see AI mull nagu suure paugu kokku ja siis tekivad suured ülejäägid ja suured muudatused, aga pigem see tähendab meil teistpidi jälle pigem halba kui head, sest et selline suure mulli lõhkemine majandusele, eriti Ameerika majandusele tähendaks see päris korraliku peavalu, nii et eks me näe, mis see toob, aga praegu on jah, kui sa tahad läpakat või mängukonsooli või isegi telefoni osta, siis võib juhtuda, et praegu on viimane aeg, sest et uuest aastast võib olla mingi hetkel kevadel, mis saab kõvasti kallim olla. Ja seda võib kiruda neid tootjaid, et miks te hülgate tarbijad ja lähete sinna mingisugust äri tegema ainult endale suurtele andmekeskustele. Aga just, täpselt raha on raha, et ainuke risk, mis siin on, et see ülekuumenemine selles AI buumis on selline, et liiga palju, liiga kiiresti, et võib-olla isegi kui ei ole sellist, ei ole vaja olla täielik eitaja või skeptik, et ei, AI-d pole vaja, jah, seda on vaja, aga risk võib olla selles, et liiga palju, liiga kiiresti investeeritakse selle asemel, et noh, me tahame jõuda võib-olla 5 aastaga sinna maale, kuhu nüüd investeeritakse kuskil siin 2 aastaga. Ega me tulevikku ette ei tea, aga tõsi on see, et nõudlust on selle toodete järgi nii kodudes kui tarbijatel, äridel kui teenusepakkujatel väga palju. Ja selle, mis tuleme seda ennem, kas ta lahanud, aga selle sama nii-öelda mündi teine pool on energia, eks ole, et Ameerikas ilmis kurdavad, et elektri hind on meeletult kallis, sest et kõik andmekeskused võtavad kogu elektri ära, mis vähegi müüakse, nii et selles mõttes see on jah, mitut moodi hull värk. Väga huvitava laine praegu tõuseb igatahes, kuhu me siin aastavahetusel lähme ja võib-olla saame sellest ka rääkida äkki mõnes aasta lõpu või uue aasta alguse saates natukene kokkuvõtteid teha. Igatahes võib-olla hea soovitus Meeliselt, kui teil on pikemat aega olnud plaanis seadmevahetus ära teha, siis vaadake jõulupakkumisi. Räägime muusikast edasi või?
me rääkisime eelmine saade muusikast, aga nüüd on jutuks siis see, et suur Warner Music on ka jõudnud mingisuguse kokkuleppeni AI muusikategijaga. Peaks selle võib-olla ära markeerima jah, kui oli jutuks, et Universal Music siis Udioga sai laua taha istuda ja sealt sõbralikult lahkuda vähemalt nende enda sõnul, siis samasugust võitu nüüd presenteerisid nii Warner kui Suno. Ja Suno on ikkagi kordades suurem ja mõlemad nüüd ütlesid, et maailm on nüüd ilusam koht ja kõik saavad tasustatud ja artistid on rõõmsad ja nii edasi, aga tegelikult on see jutt üsna hägune ja pigem näitab nüüd seda, et Suno ei tahtnud vaielda ja Warner tahab ikkagi saada siis kätt vahele kogu sellele AI muusika genereerimisele niimoodi, et plaadifirmadele ka jääks siis mingi pisku sealt või pudeneks. Ehk et sisuliselt mida nad siis ütlevadki seda, et nüüd artistid, kes on Warneri kataloogis, saavad ise otsustada, kas nende muusikat kasutatakse Suno treenimiseks. Siis muutuvad tasuliseks, tegelikult need on juba praegu tasulised, ehk et paketid, kus sa saad siis õigusi omale, need on tasulised ja need õigused vaadatakse siis üle, et kuidas on siis inimesel, kes genereerib siis Suno mudeliga lugusid, kuidas ta saab neid kasutada, aga see on samal ajal üsna ähmane, et kellele ikkagi jäävad siis sealt lõpuks need täpsed litsentsid, kuidas seda muusikat kasutada, et seda pole täpsustatud, aga mis seal nagu laialdasemalt selline huvitav probleem ikkagi on, et väidetavalt Suno peaks genereerima või treenima uue mudeli. Ja see uus mudel peaks olema siis puhtalt Warneri artistide muusika peal, kes lubavad oma muusikat treenimiseks kasutada. Ja see tundub nagu mingi erakordselt hõre punkt, sellepärast et ega siis maailma muusikast ikkagi Warner ei moodusta enamikku. On olemas sõltumatud artistid, on olemas plaadifirmad ja üks nendest on Warner ja nüüd kui siis suurim tehisintellekti muusikageneraator treenib ennast ühe plaadifirma muusika pealt, ma ei kujuta ette, kuidas see mudel pärast kõlama hakkab ja... Aga see kõlab nagu kõik tuleks Warneri muusika. Aga kuule, kas selles mõttes on ju Warner on ei ole mingi nurgatagune tegija. Ei seda muidugi, aga ei ole ka ju nurgatagused tegijad, need teised suured, kes seal kohtus müdistavad. Aga ma saan aru, et see on siis osa sellisest nii-öelda normaliseerumisest, et su mudel on treenitud selle muusika peal, milleks sul on litsents, õigus ja hall ala elimineeritakse, et sa ei võta riski, et ma selle mudeliga teen 2 klikiga omale uue hiti ja tegelikult seal taga on võib-olla mingisuguse kellegi teise produtsendi töö. Pigem uue hiti võid sa ikkagi teha, nüüd on küsimus selles, et kas see hitt on nüüd sinu oma või see on hoopis siis Warneri oma või see on siis Suno oma. Tänase seisuga ei ole kuigi palju veel muutunud, täna on ikkagi Sunol see nende viimane mudel, vabalt kasutatav, kõik tasulised kasutavad saavad ikkagi väidetavalt omale või täna on teenuse tingimustes kirjas õigused kasutada ja õigused neid lugusid siis oma nimel presenteerida. Nii et praegu ei ole just midagi juhtunud, see peaks siis järgmisel aastal hakkama juhtuma, aga see kõik ei tähendanud muidugi seda, et see põhimõtteliselt kuidagi halb, et ei tasu sellest nagu niipidi aru saada, et nüüd on maailm kukub kokku, et võib-olla isegi vastupidi, sest tegelikult probleem, mida proovitakse lahendada, ongi ju selles, et esiteks selline tavakasutaja, kes võib-olla kasutabki Sunot selleks, et teha oma jõuluvideole muusikat või sa paned YouTube'i mingi video, tahad teha sinna ägedat muusikat, näiteks taustamuusikat, ütleme, ma teen droonist video ja siis taustaks on selline raskekujuline metall stiilis lugu, mis räägib sellest, kuidas droon väldib puid, eks ole. Ja tegelikult see on ju hästi lõbus, et selle asemel, et ma siis kasutaks mingisugust muud muusikat, sest kui ma teen sellise muusika, saan seda oma videos kasutada, ongi kõik nagu tore. Siis on olemas teine kasutaja valdkond, kes võtabki Sunost nagu loo ja mitte ainult ühe, vaid võib-olla 10, 100 või 1000 ja proovibki need kohe kusagile striimingutesse üles laadida. Ehk et inimesed, kes võib-olla üldse tegelikult muusikast põhimõtteliselt ei tea midagi, nad ei ole isegi muusikud, aga nad tahaksid nagu olla artistid ja nüüd nad siis ujutavad üle striimingu platvormi AI muusikaga, väites, et see on nende muusika. Ja siis on olemas 3. liik inimesi, kes tegelikult ongi siis muusikud ja kasutavad seda võib-olla kui tööriista, kes kas ka muidu on päriselt muusikud ja põhimõtteliselt kuhu see teravik on nagu sihitud, mina nagu näeks võib-olla just nende selle nagu teise grupi pihta. Ehk et inimesed ju ujutaks striiminguid üle siis nii-öelda sellise AI slopiga, nimetame seda niimoodi, mis tegelikult ei ole
kuskilt poolt kellegi loodud, mis on tulnud prompti põhiselt, kuhu mingit panust ei ole pandud. Sest noh, see esimene grupp, kes kasutab oma jõuluvideodes või ülevaadetes seda muusikat, see tegelikult langeb ju sinna, et noh, sealt võib ka öelda, et no ta ei maksa siis enam striimingule raha, sest ta kasutab nüüd sealt seda Suno teenust, aga ta maksab Sunole raha, noh Suno kaudselt maksab siis nüüd Warnerile raha, et sealt ikkagi raha tuleb. Aga eelkõige just nagu suruda maha sellist nagu AI, siis ma ei tea, kas sõna väärkasutamine on nagu õige, aga just sellist kasutamist, mida ma eelmises saates just rõhutasin, et ega siis see ei ole minu lugu, kui ma piltlikult annan oma sõbrale üle kukla ja ütlen, et tee lugu ja siis panen sõbra pärast keldrisse kinni tagasi ja ütlen, et ma tegin loo, eks ole. Täna nägin just Verge'is vist oli artikkel sellest, kuidas Suno, oli äkki Suno, ma praegu võin eksida, aga on täielikult üle võtnud või enamasti üle võtnud Nashville'i countrymuusika kirjutamise töö ja muusikkirjutajad on töötud nüüd ja ühesõnaga asi on väga paha, et selles mõttes oli, kui tasuline artikkel, ma läbi seda ei lugenud, aga see näitab seda, et ikkagi probleem kui selline on olemas, eks ole, et inimesed jäävad tööta. Jah, kuidas ma nüüd nagu vastaks sellele, ongi see, et kui on inimene, kes on countrymuusika kirjutaja, on ta kuidagi pidi tööta, just kirjutab sellist muusikat, siis sama hästi võiks see inimene ju nüüd selle muusika tellida Sunolt ja teha selle palju väiksema vaevaga. Ehk et siin on ju ikkagi võrrandis need inimesed, kes kasutavadki Sunot kui tööriista ja Sunoga selgelt on sinna ka oma nagu rõhku suunanud, sest Sunol on olemas ka selline teenus või toode nagu Suno Studio, mis ongi põhimõtteliselt nagu siis DAW või digital audio workstation, aga tehisintellekti poolt abistatud, nii et sa võid seal vabalt siis paluda näiteks Sunol, ma ei tea, mingisuguse soolo mängida oma lauldud viisi järgi kitarri või pasunaga või mida iganes, ehk et tegelikult see ongi nagu tööriist inimestele, kes muidu ka teevad muusikat siis nende vahenditega, nagu nad täna tegid, aga Suno on nüüd lihtsalt üks vahend. Et tegelikult need inimesed kasutavadki seda Sunot täpselt samamoodi, nagu nad seni kasutasid mingeid luupe ja sampleid ja igasuguseid plugin'e ja muid tööriistu ja need ongi need samad muusikud ju, kes otsapidi võivad ka teha lepingu nüüd Warneriga või Universaliga. Need ongi need samad muusikud, kes ise kasutavad siis tehisintellekti oma töö tegemiseks, aga samal ajal ka litsenseerivad seda siis tehisintellekti treenimiseks. Et see on see sama moment, mis ka minu üleelmise saate pikas heietuses välja tuli, et see on nagu see suur madu, kes ikkagi naksab oma sabast ka juba aeg-ajalt. Lõpptulemus on see, et ulmekirjandus saab jälle tõeks, sest et ma mäletan, ma kunagi lugesin mingit 60-ndate või 50-ndate aastatel tehtud kuulsat raamatut, ma ei mäleta, milline see oli neist, aga seal kirjeldati küll, kuidas arvuti või mis iganes tolle ajal ulmeline masin oli, mis ta kodus oli, siis genereeris nii-öelda ette tema poolt öeldud žanri kohta, et mängi mulle mõnusat džässi ja siis ta nagu nii-öelda reaalajas genereeris seda mõnusat džässi, eks ole. Et see on nagu peaaegu sama. No see tegelikult ongi ju täna juba olemas, et see Suno võibki sulle genereerida mõnusat džässi täiesti lõputult, on olemas ka Suno raadiojaamad ja kõik see nagu toimibki. Aga pigem on jah küsimus selles, et mina ei võta nüüd seda mõnusat džässi ja ei siis ujuta üle sellega striiminguid ja ei taha pärast ise hakata korjama selle džässi eest raha. Et see on täna natuke see valupunkt, mida on täheldatud, sest väidetavalt vist ma ei tea, iga päev lahetakse mingid 100 000 AI lugusid täna Spotify'sse ja mujale. Tegelikult 2 küsimust nagu sõltub ka sellest, kuidas meie asjad, mis meile meeldivad, muutuvad, aga et kas lõpuks ongi see, et muusikud on mõttetud, sest et see generaator teeb reaalajas väga palju väga head ja paremat muusikat ja sul polegi vaja ei streaming teenuseid ega midagi muud. Okei, et inimesed on küll sellised, et neile meeldib üks konkreetne lugu, nad tahavad seda korduvalt kuulata, mitte siis nii-öelda suvalist, eks ole, suvalisel hetkel, aga samas meie eeldused ja arvamused võivad ka muutuda, eks võib-olla varsti ongi see, et me kuulamegi, ütleme robotile, et mängi mulle midagi head ja seda mängib sulle midagi head, et ta ise just hetkel lõi. Muusikad ongi suures pildis võib liigitadagi ju 2, ongi olemas siis nagu heas mõttes taustamuusika, mis põhimõtteliselt loobki sul meeleolu, sa ei pea üldse teadma, kas seal taga on mingisugune artist või on see robot või kus see on tulnud, aga siis on teine stiil muusikat, mis on nagu väga selline persooni keskne, kus siis on tõesti artist, ma fännan seda, ma ei tea, ma ostan tema nokamütsi ja püksid ja. Siin ongi see küsimus, et kas see on nagu probleem, et kui striimingu teenuses ujutatakse üle AI muusikaga, et kus on see probleemi nii-öelda
väljund, et kes sellest pihta saavad, et kas meie, ütleme nüüd lõppenud nädalal muide just oli see aeg, kus Spotify tegi oma kokkuvõtte oma Spotify Wrapped ja inimesed vaatasid, mida nad on kuulanud ja nüüd oli seal selline element siis ka selles aasta kokkuvõttes, et mis on sinu vanus muusikaliselt, mis viitas sellele, et kas sa kuulasid on ju 70 aastat muusikat, 80, 90, mis iganes ja kellelgi oli, iva on selles, et ikkagi need on mingisugused klassikad ja žanrid ja me kuulame neid, mis on meie jaoks ka möödunud aegadest väga tähtsad ja mis ei pruugi üldse olla seotud selle taustamuusikaga, mida võib-olla AI genereerib. Aga need on nagu tõesti, nagu sa ütlesid, Glen, hoopis eri maailmad on ju. Selles mõttes ei saanud suugi näha, et see kuidagi pidi oleks halb, kuhu see suund liigub, sest seda mingil määral peakski ikkagi seda nagu kontrollima või austama, et inimesed, kellel on talent ja kes seda kasutavad, saaksid ka selle talendi eest raha. Iseasi võibki küsida, et kas plaadifirma üldse muretseb muusikute pärast või muretseb ta oma taskute pärast ja teeb näo, et ta tahab talentide pärast muretseda. Aga need on kõik omavahel nii läbi põimunud, aga fakt on see jah, et inimene, kes tegelikult ei tea muusikast midagi, põhimõtteliselt ikkagi võiks teenida raha mingi sellise asjaga, millest ta teab midagi. Et selle koha peal ma näen nagu teatavat positiivsuskiirt selles. Ja muide siin Spotify'st ja streamingutest rääkides mulle meenub üks selline huvitav nüanss veel, et see vist juba oli mõnda aega tagasi, aga see aeg-ajalt teemaks käinud, et Spotify minu teada peaks olema omandanud sellise toreda andmebaasi nagu Who Sampled, mis on loodud selleks, et inimesed saaksid kontrollida, kas kusagil mingi lugu meenutab mingit teist lugu ja kas on kasutatud mingit sample'it kusagil nii-öelda siis litsenseerimata või ilma loata. Ja siin on ka kosta rohkem või vähem hädakisa, et kuna see on nüüd Spotify omanduses, et siis Spotify'l on võimalus kohe tuvastada, kas sinu lugu on siis legaalne või mitte legaalne, et kui sa oled võtnud mingi motiivi mingist tuntud loost ja arvanud, et et ma olengi nii äge ja teen sellist mingisuguse räpi ja seal all käib mingisuguse kellegi tuntud loo fragment, siis see enam naljalt läbi ei lähe. Ja see ka on siin paljud kaasaegsed produtsendid pannud kuidagi väga valusaid hääli tegema, aga samas minu arust see on ka igati õige lähenemine, sest ega looming võiks ikkagi olla suhteliselt selline, et seal taga paistab teatav pingutus, teatav talent ja kõik need asjad kokku. Et see nagu ei ole eriti looming, kui ma lõikan kääridega 3 eelmist lugu katki ja siis kleebin need teises järjekorras kokku. Et eks see on selline hästi segane vesi, aga trend igal juhul sinnapoole liigub, et plaadifirmad ei taha siit pildilt suugi ära kaduda, see näitab seda ja näitab ka seda, et need suured AI muusikateenused ei taha ka otseselt plaadifirmadega nüüd lõputut sõda pidada, sest et see variant oli laual, Suno oli täiesti olemas, aga täna nad ikkagi jõudsid lepingu. Tõenäoliselt nad oleks seal lõpuks ikkagi kaotanud, eks ole, et nad said ise sellest aru. Võib-olla tõesti ja olgu, et raha neil peaks olema kõvasti. Ja lihtsalt raha on üks asi, teine asi on see, et need pretsedendid, ma hiljuti kuulasin podcasti, kus räägiti LimeWire'ist, et sellest piraatlusfirmad, kes üritasid sellega rikkaks saada ja siis USA muusikatööstuse vahelisest kohtusaagast, mis kestis paarkümmend aastat, eks ole, ja seal oli ka ikkagi need seadused, mis tol ajal loodi ja need pretsedendid, mis tehti, on selgelt sellised, et nende alusel võib ka neid AI firmasid nagu päris korralikult väänata, hoolimata nende rahakoti paksusest. Euroopas oleks juba veidi teistmoodi, kuna meie koopia õigus on vähe nagu teistsugusem, eks ole. Ja kui üldiselt ka aega tagasi kerida paralleele võib-olla näha ka natuke Spotify tulekuga, aga see ei meeldinud ju plaadifirmadele sugugi ja ostsid nad ju vist isegi mingil hetkel seal lausa osalusi minu arvates ja tänaseks küll on need maha müüdud, aga ka seal pandi erinevaid Spotify osi sahtli vahele jutumärkides ja lükati sahtlit üsna valusalt kinni ja eks kõik need uued trendid, selliseid uusi lepinguid ja kokkuleppeid tähendavad paratamatult ja muutusi, aga sellise, ütleme siis lühidalt, sellise päris metsiku lääne aeg vähemalt hetkel tundub, et sai natuke läbi, olgugi, et see veel praegu hetkel ei kehti. Et Sunost saab täna igaüks veel tellida loo, kuidas lõbus droon lendab puulatva ja see on heavy metal stiilis, aga mine sa tea, võib-olla varsti on see siis ainult nagu Warneri kataloogi stiilis ja seal on siis taga mustmiljon klauslit, millega sa pead arvestama, kas sa seda üldse saad alla laadida. Aga veel kord, kui sa maksad Sunole ikkagi ka nagu täna palju raha, tahad kasutada Suno stuudiot, võtad lood ise tükkideks lahti, palud AI-l mingit osa laulda ja teha, paned selle ise kokku ja kui sinu panus on märkimisväärne, siis on see ainult tore, et igal juhul tööriistana, ka ma võiks täna öelda, Suno stuudio nagu üli äge tööriist muusikategijale. Et kes vähegi tahab täna lugusid teha,
proovige Suno stuudiot. See on ebareaalne ikkagi mõõtkavas, mis oleks tundunud veel 2, 3, 4 aastat tagasi nagu täielik ulme, aga see on täna reaalsus. Aga räägime võib-olla ka teistest AI uudistest korraks lühidalt, et mis oli nagu viimasel nädalal üllatas meedia uudiskünnist selline hädakarje, mis kõlas OpenAI peakontorist, et kus firma juht saatis oma kollektiivile välja nii-öelda häirekella sõnumi, et nüüd on meil olema kõik mobiliseeritud ja peame ruttu vastu astuma, et oma põhitoodet ChatGPT selle mudeleid siis paremaks teha, sest muidu meid lihtsalt ähvardab konkurentidest mahajäämine. Ja miks on see, ikka ettevõtted ütlevad, et peame nüüd pingutama, aga miks on see huvitav pöördepunkt on see, et OpenAI nüüd 3 aastat vana ja tegelikult on hoopis teised suured tehnoloogiakandid samasugust häirekella löönud ainult mõni aeg tagasi, kui Google'i juht ütles, et kuulge, OpenAI läheb eest ära ja me peame nüüd järgi jõudma. Ja praegu tundub, et see põhiline konkurent, keda OpenAI kardab, ongi Google oma Gemini mudelitega. Jällegi pilti tuleb natuke vaadata laiemalt ja kui see Google'i hädakisa mõned aastad tagasi oli selles mõttes, kuidas nüüd kergelt öelda, mitte just näiline, aga selline, et lihtsalt Google tundis, et selle keelemudeli osas, mida nemad ka proovisid teha, on OpenAI parem, siis OpenAI hädakisa on ikkagi selles mõttes palju realistlikum, et tegelikult OpenAI kogu ärimudel, mis täna muide toodab ju ikka massiivset kahjumit, ongi ainult üks suur keelemudel. OpenAI on sinna juurde kruvinud igasuguseid toredaid asju, mõned neist töötavad väga hästi, mõned võib-olla mitte nii hästi, aga põhimõtteliselt kõigi selle asjade alus ongi seesama AI, see keelemudel. Google'i puhul on tegelikult täpselt vastupidi. Google'i hoiab püsti reklaamikäive, mis on ju meeletu, mingid 100 miljardid aastas ja selle pealt rahastatakse seda Gemini'd ja kõike muud huvitavat, mis siis mõnikord tõstetakse ajaloo prügikasti ja mõnikord sealt prügikastist välja. Ehk et Google'il on nagu meeletu rahakott, mille peal võib pildikult öeldes liugu lasta ja nüüd on sealt rahakotis siis palju raha tõstetud Gemini arenduseks. Seda küll, aga ei jää muljet, et OpenAI'l on nagu rahaline kriis. Pigem on see, et sa oled selle liidri kohta kaotamas. Sest... Nad ei teeni ju kasumit, nad pole kunagi kasumit teeninud ja panevad meeletud kogus raha põlema, eks ole. Mitte ei põlema, vaid nad investeeringust teevad maailma nagu juhtivat. Millest ei pruugi kunagi kasumit tulla. Nüüd me räägime riskist, aga iva on ju selles, et nad ei ole ettevõte, kes peaks teenima kasumit. Nad on see, kes peaks välja töötama selle frontier ehk siis inimkonda ühe sammu võrra edasi viiva mudeli tehisintellektina ja nüüd nad saavad aru, et meie ei saa sellega hakkama. Meile on antud miljardeid ja hoopis teised suured poisid teevad selle ära. Et see mulle tundub on tähtsam. Siiski ma vaidleks nagu vastu, et nendest miljarditest siis järelikult ei piisa, aga kuna nende miljardid peavad tulema ainult väljast, aga Google tõstab miljardid kogu aeg oma taskust sinna peale, siis pikas perspektiivis on ju võimatu konkureerida, et arvestades ka seda, et ega siis need keelemudelid ei ole midagi, mida tühjast kohast arendas just kui OpenAI, tegelikult ju Google'i tehnoloogiad olid seal aluseks ja nii edasi, need on kõik omavahel väga läbi põimunud, et Google ei ole ju suugi mingisugune amatöör selles vallas, aga tal on see reklaamikäive. Aga mis on muidugi huvitav moment veel siin kõrval, et kogu AI või selline tehisintellekt sellises ärimudelis on suunatud suures plaanis klassikalise reklaamimudeli hävitamisele. Ehk et kui meil on AI brauser, kes käib meie eest netis agendina ja toob meile täpselt selle, mida me tahame sel ajal, kui meie teeme köögis võileiba, siis me ei näe mitte ühtki reklaami. Ja see tähendab seda, et kogu see praegune majandus, mis on reklaami peale üles ehitatud, kukub kokku ja mis asemele tuleb. Ainuke asemele tuleku asi, mis saab tulla, mida on näha, võib-olla tuleb midagi uut ja kavalat, aga on tasulised tellimused ja tasulised tellimused vähendavad nii-öelda seda demokraatiat, sest et väga palju suur osa inimesi ei saa endale kunagi ühtegi tasulist tellimust lubada, eks ole. Või peavad valima, et millist. Ma arvan, et teil on jumala õigus ja see on suur risk, aga mul on lihtsalt tunne, et jah, see võib olla tohutu suur äri, aga sellest on üks veel suurem äri. Et OpenAI ehitab seda mudelit, mida nad, see ChatGPT, mida meie tarbijatena kasutame, on ainult pinnavirvendus, et see mudel on AWS-is ja Microsoftis, nendes pilveteenustes ja siis mitte ainult netireklaam ja brauserid, vaid iga äpp ja rakendus kasutab seal sees seda GPT-5 või 6 või 7 või 10 kunagi ja iga maailma tarkvara
on siis selle ülitarga algoritmi nii-öelda kasutaja ja sealt tuleb see tuleviku tasu praegusele investeeringule, kui nad suudaksid ja tundub, et nad kardavad, et me ei suuda seda teha. No siiski see tasu peab tulema ikkagi lõpptarbija taskust, aga ärimudelina minu arust ongi nagu kummaline paradoks, et kui Google arendaks Gemini liiga heaks, siis saeb ära selle sama nende oksa, sest siis inimesed kasutavad Gemini'd, et minna reklaamidest mööda. See on muide sul väga hea tähelepanek, et iga suure, mitte päris monopolistiku, aga siuksel, ütleme, juhtkohal oleva suure ettevõtte tõehetk saabub siis, kui nad peavad hakkama iseenda äri kannibaliseerima, kas nad on valmis seda tegema. Ja see võib kas murda või siis kasvatada neid veel suuremaks. Sest tegelikult täpselt seda ongi Gemini ju rohkem või vähem juba hakanud tegema. Google'i otsingus on täna võimalik kasutada AI otsingut. Nii et see tähendabki seda, et Google tegelikult mida paremaks ta teeb Gemini'd, mida rohkem ta seda agentsust ja kõike sinna paneb, seda vähem inimesed vaatavad reklaami, seda vähem saab ta ise tulu. Aga siis jälle seda rohkem rõõmustab OpenAI. Ja muidugi, kui sa Ants siin mainisid, võid võrrelda võib-olla sisuliselt ikkagi täna Gemini'd ja OpenAI'd, siis ma ütleks, et Google'i suurim probleem, mida neil on olnud läbi aegade väga raske lahendada, on oma metsikud laiali valguvad teenuste spageti kuhja normaalselt kokku panna, nii et sellest kõik inimesed aru saaksid, et neil on mustmiljon asja, eks ole, neil on Mapsid, neil on mis iganes meilid, kalendrid, pilveteenused ja kõik kokku, siis on neil Gemini Live ja siis on neil Gemini ja siis on neil Home ja siis on neil Assistant ja see kõik on nagu üks rägastik, millest keegi ei orienteeru, eriti kui sa oled erinevas keeleruumis, et me oleme siin saates ka korduvalt rääkinud, kui tragikoomiline see on, kuidas Google'i üks käsi ei tea, mida jalg teeb ja vastupidi. Et OpenAI'l on täna õnnestunud kuidagi väga hästi, ma ütleks, paketeerida need oma teenused just selle keelemudeli ümber. Ma isegi väga tunnustaks seda ChatGPT brauserit. Atlas väga hästi töötab ka eestikeelses ruumis. Väga hea on taga suhelda, kõik see töötab väga kompaktselt ja minust õnnestunud. Aga veel kord, kui Google seda Gemini väga heaks teeb, siis see sööb ära nende reklaamikäibe, aga seda nad kindlasti ei taha. Aga kui nad seda jälle ei tee piisavalt heaks või kui ChatGPT tõmbab siis sammu pikemaks, siis jälle läheb ta sisuliselt eest ära sellega. Nii et igal juhul on see huvitav areng nüüd näha, mida siis ChatGPT üritab oma punase koodiga siis pihta hakata, sest et meil siin ka erinevates saadetes, kus ma olen natukene maininud siin võrdlevaid tulemusi Gemini'lt ja ChatGPT'lt, mina ütleks ikkagi nagu laiatarbe kasutuses. ChatGPT'l on täna ikkagi kerge edumaa, aga muidugi on see edumaa on juba üliväike tõesti, et Gemini ise kipub olema väga tark ja kummalisel kombel muide just Gemini ise ka ütles ärimudeli kohta, et Google'il on sellega probleeme, et kuidas Gemini ise ei sööks ära nende reklaame. Nii et piltlikult seesama toode, mida siis firma teeb, saab ka ise aru, et seda toodet ei tasuks liiga heaks teha, sest siis see toode oma tootja kasumi sööb ära. See on ikka täiesti absurdselt paradoksaalselt tore olukord, kuhu me oleme tehnoloogia maailmas jõudnud. Et me räägime tootega tema firmast. Jah, no muide naljaga pooleks öeldes ma arvan, et Google ongi vaja seda Gemini'd ja AI'd selleks, et oma see toote portfelli spageti hunnik korda teha, sest et inimene sinna enam nagu peale ei hakka, et see on tõesti nii keeruline. No igatahes on see nagu huvitav ja meenutame siin võib-olla, kas see oli aasta alguses või eelmise aasta lõpus levis siis paari väga huvitava tuleviku analüütiku tuleviku analüüs, mis tõi erinevad stsenaariumid, kuhu see suurte AI mudelite konkurents võib välja viia. See konkurents on väga terav, nagu me praegustest uudistest kuulemegi, et ja nende üks stsenaarium oli muide see, et suures juhtriigis USA's lihtsalt nagu regulatiivselt, eks valitsuse poolt lõpetatakse konkurents ära. Kuna turul ei ole piisavalt energiat ja arvutusvõimlust, et mitu erinevat mudelit arendaks välja üksteise vastu ja seetõttu kaotatakse konkurentsis teistele riikidele nagu Hiina. Et me ei ole veel nii kaugel, aga see on väga huvitav stsenaarium. Samas on jah, Hiinas on see, et pannakse riigi raha nagu ühe või teise või siis ütleme maksimaalselt võib-olla 2 alla, eks ole, aga Tencent teeb midagi, Alibaba teeb midagi ja siis riik toetab neid põlemaid, eks ole, kuidagi moodi, aga samas selles kapitalistlikus maailmas on see üsna ohtlik, sest et see võib tähendada seda, et konkurentsis ju teatavasti tuleb
sunnivad nagu kõige edukamad ideed, eks ole, et see võib, seda mahajäämust võib isegi hoopis suurendada, et eks me ei tea, kuidas see nagu läheb. See on kindlasti eemaldamine niisugusest vabaturupõhisest konkurentsist, aga noh. Meie kapsaaiasse muidugi on nagu asi eriti hull sellepärast, et Euroopal pole nagu siin ameeriklaste hinnastele midagi vastu panna, eks okei, mõned AI firmad meil on, aga nagu suures plaanis või kui me räägime nagu andmekeskustest ja muudest asjadest, siis tegelikult ikkagi need väiksed tegijad on, aga väiksed tegijad on liiga väiksed selleks, et siin üle lombi tegelastega võistelda. See moment, mida sa enne Meelis just mainisid ka ärimudelite kohta, et see on iseenesest ka mõtlema panev, et kui palju näiteks üksikisik siis oleks nõus maksma selle eest, et ta justkui ei näe reklaami, et kui me võtame niipidi, et me peame nüüd, ma ei tea, ChatGPT-st raha maksma, siis võib-olla selleks, et see teenus tuleks kasumlikuks, ma ei tea, peame iga kuu hakkama maksma 50, 60, 100 eurot võib-olla isegi. Vaevalt meist vist paljud tahaks seda teha, aga Google'i teenuse eest me näiliselt justkui eraisikuna või üksikisikuna keegi niimoodi ei maksa, me oleme harjunud kasutama Gmaili, me teame, et kõik need justkui on tasuta. Tegelikult seal taustal ju liiguvad meeletud summad, mida meie maksame kinni hoopis teistpidi, ostes tooteid. Nii et see ärimudelite nihe võib-olla kuhu poole maailm natuke tänu sellele AI asjale liigub, on iseenesest huvitav. Nii on, aga võib-olla saate lõpuks siis võtame küll kokku ka, meil olid mõningad soovid ja mõningad ideed, mida jagada. Glen, arvestades seda, et tulemus on ikkagi aasta lõpp, inimesed mõtlevad, mida üksteisele võib-olla siis kinkida või mida hankida. Sul, Glen, olid paar huvitavat soovitust, mida ka selles saates jagaksid. No jaa, siin on audio asju natukene jõudnud mulle kõrvade peale. Valihelist vaatasin uusi Sennheiseri klappe, millest võib-olla järgmine kord räägime äkki isegi natuke pikemalt, aga seal jäid mulle pihkud sõna otseses mõttes teised pisikesed toredad kõrvaklapid, nimelt Bayer Dynamic on siis ka astunud nüüd selliste clip-on või selliste, kuidas ma sõnastan, selliste pisikeste nuppude turule, mis ei lähe sul siis kõrva sisse või jäävad kuidagi kõrva lesta külge tolgendama ja ei tule sealt siis ära mitte kunagi. Põhimõtteliselt enne, kui sa neid ära võtta. Et sa pead nad sealt ikkagi ära võtma, et noh, mõelda siis eelkõige selle peale, kui sa teed midagi, mis siis intensiivselt sinu pead ja kõrvu liigutab, siis need püsivad seal. Ehk et need on saadaval siis komplektis nimega Amiron Zero ja Amiron Zero Sport. Nii palju kui ma aru olen saanud, vist sisuliselt on see sama asi, et sport vist on kuidagi mingi oranžim ja näeb väheke ägedam välja, aga tegelikult Amiron Zero peaks olema see klapi toote nimi. Ja proovisin siis järgi, kuidas Amiron 0 ka kõlab, sest esimene asi, mis selliste mitte kõrva ulatuvate nööpide nuppude puhul on, et tavaliselt nad kipuvad kuidagi olema sellised õhukesed ja võib-olla mitte nii head ja et see, mis sul läheb ikkagi selle silikoon otsikuga kõrva sisse, on parem. Ja pean nagu tunnistama, et nad olid üllatavalt bassitõhusad. Et pigem nagu ma kartsin kuidagi, et sealt kostab selline suhteliselt keskribane heli ja rohkem kõrgeid sagedusi. Siis ma ütleks hoopis vastupidi, et nad on nagu üllatavalt tüseda soundiga, küll ei tule sealt seda päris madalat bassi, et ütleme see bass ja kusagil 100 hertsi kandis kindlasti saab läbi, et altpoolt ei ole. Aga tervikuna hästi sümpaatselt sellise maheda soundiga, seal on 5-ribaline equalizer, kui ma ei eksi, vist oligi madalaim sagedus, vist oligi 150 hertsi ja kõrgeim oli 9000, nii et ega see vahemik nagu teab, mis suur ei ole. Et see kõrgem nagu kõige kõrgem ei ole, aga sa saad kõrgeid sagedusi ka natukene ülespoole kergitada ja madalad sagedust on ka. Ehk et inimesed, kes ei taha omale midagi kõrva sisse toppida ja samal ajal kardavad, et need sellised plastklapi jullakesed kukuvad välja, kui sa pead raputad, siis iseenesest on see päris äge disain, et seda on olnud ka konkurentidel, kelle nimesid ma isegi praegu kohe ei oska, kas Huawei'l oli midagi taolist ja kellelgi vist veel, ma ei tea, äkki Meelis sa tead mulle öelda, kas on? Paljudel on, et neid sellist tüüpi klappe tehakse praegu väga-väga palju ja üllatavalt on siis see, et selliseid häid teevad üsna vähesed, Huawei on üks nendest, eks ole. Ja odavamaid on siin kõigil endast lugupidavatel odavate klappide tootja, kaasa arvatud J-Labil ja Ankeril ja nii edasi. Aga need enamasti ei ole väga head, et Huawei nendest, mida mina kuulanud olen, ei ole küll väga palju erinevaid kuulanud. Huawei on siiamaani minu lemmikud olnud, et neid sinu käes olevaid Bayer Dynamikuid ma ei ole ise oma kõrvaga kuulanud ja siin Honoril väidetavalt on varsti välja tulemas konkurent, nii et eks me näe, aga jah, et see on huvitav, mulle Huawei meeldis just sellepärast, et nad
olid ühed vähesed kõrvaklapid, mis jätsid minule tunde, et ma kaotasin nad selles mõttes ära, et ma hakkasin neid toast taga otsima. Siis tuli välja, nad mul endiselt kõrvas, sest et nad lihtsalt, ma unustasin ära seda, ei häiri mind mingit pidi, eks ole. Klassikaline ja samas ka nad ei blokeerinud heli, sest ma kuulsin, mida inimesed rääkisid. Et see oli nagu väga huvitav kogemus ja heli oli, passi muidugi on pähe, aga samas heli oli selge ja sellise kodukontori jaoks või podcasti kuulamiseks väga ideaalne lahenduseks. No vaata Amironi puhul võiks öelda, et passi on pigem nagu isegi palju või et nad on tõesti üllatavalt tüsedad. Et ma ütlen, see ülimadalat passi on võib-olla, aga esimene mulje, jah, ma ka arvasin, et selline kõhna heli. Nii et selle raha eest ma saan aru, et mis nende soovituslik hind peaks olema 149 €, kui ma nüüd ei valeta. Igal juhul ei ole nad üldse halvad, nad ei ole vist täielikult veekindlad, seal oli kas IP54 või, aga ikkagi võib vist kusagil vihma käes käia, aga päris basseini ei tasu hüpata. Aga jah, kui sa ei taha sellist hiifi heli, aga tahad podcasti ja tahad ka kuulata linnulaulu vahepeal või tänava müra või kuidas rongid ja autod sõidavad, et eks ta ongi mõeldud just nimelt selle jaoks, et ümbritsevad helid siis päriselt ostaks sulle kõrva ilma mingisuguse keemiata ja seda teevad nad üllatavalt hästi, ja talistes oludes siin ka mütsi all olid nad täitsa kasutatavad, olgu, et nad sellised nagu mummukesed natuke on, et nad kummalgi selle, kuidas ma ütlen, klapid on ühendatud sellise kaar ja varrega ja mõlemal pool on selline pisikene jullakene, mis siis üks läheb sulle sinna kõrvaaugu peale ja teine jääb ikkagi natukene kõrvast nagu eemale või sinna kõrvale seda külge, nii et kui sa tahad sellise pangaröövli maski võib-olla pähe tõmmata, et siis nad jäävad niimoodi imelikult sinna maski alla punnitama, aga sellise tavalise mütsiga täitsa mõnus ja tundmatu kõrvas. No selge, selline soovitus. Kas sul on midagi veel, mida sa täna tahad jagada või jätame ka järgmiseks nädalaks mõne mõtte? Ma saan veel jagada, kui siis ilmad võib-olla kunagi lähevad külmemaks ja tegin sellise väljamineku, mida ma täitsa nagu olen tarbinud, sest teadupärast ma ei ole suutnud ikkagi peatse kalendritalve saabumisele vaatamata oma kullerivarustust nurka viskama või visata. Ja kogu aeg muudkui müttan ringi, igal vabal hetkel kihutan üherattelisega ringi, siis mul hakkas külm. Ja kuidas külma vastu saada võitu. See on, ma arvan, praktiline mure, mis on paljudel inimestel. Just, isegi sa ei pea võib-olla tingimata kullerikotiga ringi tuhistama, et sul külm hakkaks, võib-olla lihtsalt ka jalutades hakkab külm. Siis on olemas soojendusega kindaid, mütse, sokke, pükse ja kõiki asju, ühesõnaga, mis inimene omal ümber keha saab panna, on olemas soojendusega. Ja tegelikult on üks tore firma, kelle kindaid ma kunagi ammu nägin IFAL, see oli juba mingid aastaid tagasi ja siis ma isegi ühed kindad ostsin, ma neid natukene vahepeal olen ka kasutanud, vahelduva eduga, see on Glovi, kui ma ei eksi, see on vist Poola ettevõte. Ja nüüd ma võtsin Glovi lehekülje lahti ja neil oli siin mustareade pakkumised ja panin ostukorvi soojendusega mootorrattakindad ja soojendusega sokid ja sokke saab juhtida puldist. Kas sokkidel on siis mingi vooluallikas või energiaallikas? No energiaallikas on nagu mõlemal jah, et kui rääkida sokkidest, siis sokkidel on sellised USB-C-st laetavad pisikesed akumoodulikesed, mis sokkide külge ühenduvad USB-A pesaga. Ja seal sees on siis kogu see tarkus ehk et mingisugune puldiga sidestus, nii et sul on siis pisikene selline auto pulditaoline puldikene, kus sa saad oma sokke sooja panna, 3 astet on, laed nad täis ja siis kui vajutad puldist number 3, siis sokid hakkavad kohe hirmsasti kuumutama ja siis kui valid mõne teise numbri, siis vähem. Täiesti töötav toode, nad on suhteliselt paksud küll, nii et sul peab natuke olema saapases ruumi ja nad on ka ilma soojenduseta soojad. Aga olen täitsa positiivselt üllatunud, kui sul on vähegi avaram saabas, paned selle soki jalga ja tunned, et natuke läheb pahasti juba jala otsas. Vajutad nuppu ja lähebki jalgadel soojemaks ja täiesti töötab kvaliteetne kraam. Et Glovi puhul ma kiidaks just seda, et nad ei ole selline demu laps orjatööna kokku pandud ettevõte, et nad on küll mõnevõrra kallimad, aga kogu see kvaliteet on ka selle võrra parem. Ma olen isegi soojendusega jopet kandnud muide, kus sul on siis alaselja peal kannad suurt akut kaasas. Aga sokid on ju selline, kuidas ma ütlen, riietusese, mis käib ümber su jala, aga käib teise asja sisse, et saapa sisse, ehk siis sinna vahel tuleb kuskile mahutada ka see aku, et see on väga huvitav. Konkreetne sokipaar on ikkagi sellise kõrgema säärega sokipaar, nii et see aku platseerub sulle jah sinna kusagile põlve ja selle jala alumise osa vahel, et pigem isegi põlve poole. Nii et on selline pika säärega sokk, mis võiks ka muide tahakski kohe proovida jälle suusatamisest rääkides, et kuidas võib-olla talvistes oludes on, sest teadupärast mäesuusa saapas ka ju jalg liiga palju ei liigu.
ja tihti seal hakkab ka külm näpistama, et selline sokk võiks olla abiks. No see on kindlasti on kasulik kõigile, ütleme looduses liikujatele, et ükskõik, kas sa teed seal rattaga või suusaga või kalastad või oled midagi, et see on tegelikult praktiline kink, klovi. See on täiesti praktiline kink ja tahan ka positiivselt seda motokinnast korra mainida, et nad on küll sellised nagu need rugbymäng ja pallipüüdmise kindad peaaegu, et tunduvad nagu ülisuured, aga väga kvaliteetne kinnas ja seal on ka võimalik ühendada otse siis isegi mitte seljas oleva akupaki külge, vaid oma auto või mootorratta aku külge. Need kindad, nii et sa võid siis nagu lõputult soojust ammutada mootorratta akust, et see võimekus on olemas. Muidu käivad sinna kinnast ja tagumiste osade sisse pisikesed akupakid. Klovi valikus on muidugi seal ka suusakindad ja nagu see minu pikk nimekiri ennem oli, põhimõtteliselt nad soojendavad kõik keha katteid, et ülejäänutega mul lihtsalt ei ole kogemust. Nii, aga väga head soovitused, aga jätame siis ka üht-teist veel varuks järgmisteks nädalateks. Tänane saate aeg ongi lõpuni jõudnud, ütleme kõigile aitäh kuulamast ja tuleme meie tagasi juba uute soovituste ja uudiste ja kommentaaridega nädala aja pärast.